videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios ja pidustused jätkuvad. Olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadio tegevust, olgu ta teile meeldiv või ebameeldiv, no mingi ühe iva peaksite ikkagi saama igast saatest, võib-olla koguni 2, sest ega tegelikult neid saateid jälgida ei ole kuigi lihtne, kohati, mõnikord on väga lihtne. Aga olge tänatud kõik toetajad ja tänu neile läheb meie püha sõda ka reipalt edasi. Loen mina uudiseid siit ja sealt. Üks on imelik, teine nii imelik ei ole. No Andres Raidiga saab läbi võetud igasuguseid pealkirju, mis on inimestele nagu neetud nii harjumuspärased, et tundub, et meie väljauuriv ajakirjanik Andres Raid on selline hüüdja hääl kõrbes, kui me mäletame, kust niisugune ütlemine tulnud on. Ütlemisi on üldse imelisi ja ilusaid. Viimased 2 saadet, mitte viimased, vaid 2 soolosaadet. Need oli põhimõtteliselt ühel ja samal teemal. Kuidas, nii kummaline kui see ei ole, mitte alluda hüpnoosile, mitte ühineda massipsühhoosiga, sest nagu ütleb klassik, ma ei hakka hetkel nime nimetama, hea on minna põhja võitjate poolel. Või umbes midagi taolist ta ütles. Samas on, kui ma loen uudiseid, siis kõigepealt muidugi meenub mulle selline kujund nagu puslekurivaim, kus on palju tükke ja pane neid paika. Iseenesest pusle mõistmise kujundina on imeliselt hea. Mu pojal oli kunagi, ilmselt tema tõi Londonist, pusle, kus oli valgel taustal valge piimapudel valge piimaloiguga ja ma ei tea siiamaani, kas ta sai selle kokku või ei saanud. See oli midagi üle mõistuse, sest seal ei olnud isegi värvide järgi võimalik orienteeruda ja kõik see oli veel klassikalises piimapudelis. Tõsi, mitte sellises nõukaaegses, mida mõned meie hulgastki mäletavad, vaid ilmselt välismaa omas natukene teistsugune, aga mitte oluliselt. Pusle on see, kuidas sina paned asju oma peas kokku kujundlikult võttes. Mõni inimene saab endale kingiks 1000 jupist koosneva pusle, kõik tükid on ühes karbis ja ta ütleb väga hea, nüüd ma olen tark, aga ta pole ise ühtegi killukest näinud. Ta on valmis, ma ei teagi, milleks ta valmis on, sellepärast, et kui endal tekib mingisugune väikene vastuolu, olgu see siis pealkirjade, jutukeste, sisude või arvudega, no vaadake, kui su matemaatika niimoodi hädaga rippus 3 küljes, siis mingid huvitavad omadused on siiski sellest tingitud ja toimivad siiamaani. See nimelt on mõtlemise protsess, sest näiteks kui on trigonomeetria lõpueksam keskkoolis, nii-öelda riigieksam, siis ja
sa lahendad kogu trigonomeetria tuginedes ainult Pythagorasele ja vist hädaga mingid siinuslause jupid olid ka meeles. Kõik on tehtav ja ainukene etteheide on, et lahenduskäik oli liiga pikk. Saaks lühemalt. Muidugi saaks, aga teed lühemalt, siis on risk, et valvas ja terava silmaga õpetaja ütleb, et oot, kuidas sa siit niimoodi otse paned, sa spikerdasid. No jah, see on nüüd see mõtlemise alus pusle järgi ja teine asi on muidugi võt need, kes panevad terve karbikese korraga pihta ja lahti ei tee. Nendest hakkab koosnema see õilismass, kes on õigete poolel, sest õiged andsid neile selle karbikese ja nii edasi. Lugesin täna hommikul või eile hommikul, millalgi see oli, keegi kõvadest kandidaatidest, ei ole mul nimi meeles, ei ole mul isegi linn meeles, kus tema kandideeris Eestis igatahes, aga kohalikud omavalitsused, neid on ikka mitu tükki ja saa nüüd aru, kus ta võis olla. Tema kuulutas, et kui keegi valijatest tahab minuga rääkida, helistage selle numbri peal, saame kohvikus kokku, räägime. Millest? Vot ongi, et see on nüüd jälle teise asja meenutaja ja selle laulu on sisse laulnud Tarmo Urb ja see on mulle ennusta, ma niikuinii ei usu, kuid need hetked on nii helged. Oma vaiksel häälel vesta, et end, ühesõnaga ennusta, ma niikuinii ei usu. Räägi, nii ilus on, see oli jumalik reklaam, ma ei mäleta küll, millise poe oma, aga see reklaam peaks minema ajalukku. Räägi veel, nii ilus on, nii võib öelda tõenäoliselt igale kandidaadile, aga jah, ma tahtsin tuua välja veel ühe ladna ja lahke näite, mis sobiks meie päris peenelt lõhenenud ühiskonda, sest üks asi on valimisloosungid ja need, kes soovivad kangesti kuhugi kõrgemale saada, et natukene silma paista ja teine on, võiks öelda valijate hall mass. Kuigi ega ta nii väga hall ei ole, seal on ka erksamaid päid, aga need võivad olla nii ettevaatlikud, et ei anna näolegi. Aga hea küll. See, mis selles kummalises kolmikus kolmas komponent on juhtkirjad. Meie peame niimoodi tegema ja sellest ei räägi valimisloosungid, ega sellest ei kuule ka. Tähendab kuulevad, aga teist liini pidi valijad. Meenub kangesti Hando Runneli luuletus 70-ndatel möödunud sajandil mu meelest kirjutatud ja loomingus avaldatudki, ma panen mälu järgi, ega ma ei tea, ja nimi oli temal Päris palve. Sinu riik tulgu, kui ta just tulemata jääda ei saa. Sina ise ära tule, sinu riigis hakkab halb, sul endal, ausalt. Vaat siukene päris palve ja tõepoolest, millegi pärast tundub, et siit riigist ikka tahetakse nagu ära minna. Sotsiaalmeediaski on, et näed, ma müün oma teise kodu Hispaanias, sest mul on uus ja huvitavam ja nii edasi. Ja muidugi jubedusega vaatan ma ka klipikesi, mul tahvlisse jooksevad need sisse.
telefoni ega arvutisse ei jookse ja need klipikesed on, kuidas, need on venekeelsed reeglina. Vaadake, kui ilus on Eestis, näed, lähed poodi, paned oma toidukorvi kaalu peale, lased lipsti läbi, maksad, kõik on tehtud, kassajärjekorda ei ole. Eestis on nii hea, tulge siia. Ja see paneb mõtlema, et tulge siia, aga kus kohast? Ja selliseid klippe, mitte ainult kassa näitega, vaid muudegi näidetega. Jumalik oli muidugi üks neiukene noorukene, kes elus esimest korda nägi elevaatorit. Näete, kui hea siin on. Siin ei pea ise trepist üles ronima. Siin on niisugune tee, mis viib su üles ja siis sõidab üles, aga alla vist peab tulema jalgsi, see kõrvaltee seisab paigal. Vaadake, kui hea siin on elada kellegi jaoks. Ja kust need tuleksid, kelle jaoks siin on imeliselt hea elada? Heakene küll, hakkame siis pusletama ja vaatame, mis me kokku saame. Arvestage, kõik, mis ma täna räägin, on detailid ja nende vahel on suured tühjad kohad. See ongi see, et need tühjad kohad tuleb täis panna, ma ei saa ju öelda täis teha, oma fantaasiale tuginedes. Ja fantaasia peab sul olema. Fantaasia on ka omamoodi mõtlemise alus. Kui ei oleks olnud fantaasiat, ei oleks keegi välja mõelnud, et võt teeme raketi, see puhub tuult tagant välja, lähme kuu peale ja seal on meil hea elada või umbes nii. No fantaasia muidugi on teatud osas ka natukene otukene, aga muidu päris hea. Lugesin mina pealkirja, et riigile laekus maksutõusude ja palgakasvu tõttu 1 miljard eurot rohkem. Ma nüüd ei tea, kas see on seotud valimistega või millega, aga olla laekunud rohkem. Nüüd pusletame. Maksud tõusid, mis maksud? No hea küll tuli törtsti automaks, kirruge kõik automaksu, joh, ei, see on ikka rõve. Kuigi ega sellest suurt essugi laekuda ei saa ja nagu me mõnest meediaväljaandest teada saime, laekumine langes selle riiuli suhtes. Siis on toiduainete käibemaks, aga toiduainete käibemaks on väike osa kõikide nende maksude summast, mis enne toiduainete käibemaksu tuleb, mis tuleb kauplusel maksta aktsiisid ja kurat teab, mis aktsiisile pannakse ju veel käibemaks peale, sest miski knifiga on see välja loetud. Edasi palgakasv. Palgakasv tähendab seda, et riigile tuleb maksta rohkem makse. Kelle palk tõusis kõige rohkem või on need, kelle palk kõige rohkem tõusis maksuvabad koguni? Mis? Ei ole ju. Ja ma ei tea, osa rahvast on aru saanud, et kui miinimumpalk tõuseb ja kõik kooris hüüavad hurraa, kurat teab mille peale, siis firma maksukoormus suureneb ja paljud peavad panema oma uksekesed kenasti kinni. Kõmm enam ei saa.
mis tähendab, et kui oma toodangut ei ole, oma kauplusest ei saa, Temu või miski, Amazon või kurat teab mis, tellime väljast Hiina kaupa ja siis imestame, kuida kurat see Hiina õitseb nii vägevasti. Pole seal õieti midagi, aga õitseb rajakas. See maksudega uhkeldamine, see tähendab lihtsalt, et väljalüpsi on suurendatud. Te võite muidugi öelda, et ma olen üks kuradi ekreit ja ajan jama, et riiki tuleb ikka hoida nagu seda samust pika pilpa peal. Aga see on ju niimoodi. Kui maksud tõusevad, palgad kasvavad ja palkadest laekuvad summad palgamaksudest tähendab riigile suurenevad, see on ju väljalüpsi suurendamine ja hüüame nüüd kõik, hurraa, riik sai miljardi rohkem, ta saab selle ka. No nagu Schwarzi draakonis. Eesel ütleb, tõsi, ta ütleb selle liha kohta, no siis oli liha ka aktuaalne, sest lihatooteid ja liha ennast polnud eriti saada. Aga täna võiks öelda rahaga, et raha on kaup. See pannakse vankri peale ja või umbes niimoodi. Tundub, et valimistel lubatakse, tule, räägime, ütle, mis sa tahad, ma luban sulle seda, näe, mu number on siin, võta pastakas, pista omale taskusse muidugi, mis teie mõtlesite õige. Tohi nii mõelda, mõtlema peab ilusti. Aga kas valimislubadustest on tõesti välja jäänud sõjateema? Kui sa valid meie erakonna, siis meie, nii et kivi ei jää kivi peale. Nii siinpool kui sealpool piiri. Või ma ei tea. Aga tegelikult ei ole. Riigikogulane Kristo Enn Vaga, no Vagale muidugi sõjateema sobib kohe kõige paremini. Teema plakatiseerib, no kuulutab plakatil. Ehitame Tallinnale droonikupli. Mõnes mõttes siukese kupli ehitamine. Ega kohalik omavalitsus seda nüüd küll ei ehita, et näe, Haaberstil on droonikuppel, aga Kristiinel pole mitte essugi. Nii ikka päris ei saa. Siin me näeme, et kas omavalitsused, need kohalikud, teevad omavahel nihvat-nähvat koostööd ja ehitavad, no neid peab olema muidugi rohkem, parem kui kõik Tallinna omad, ehitavad tervele Tallinnale mulli peale. Või tegeleb sellega riik ja kohalik omavalitsus, kui öeldakse, nüüd saate 12% asemel 5%, ütleb, jess, ma saan aru, Tallinn peab saama droonikupli. Mida see kuppel annab? Ma ei tea. Eks ta midagi võib-olla annab. Plärinat, droonid, kui pihta saavad, kukuvad Tallinna peale, ega nad ju kurat mööda kupli servasid, siis Tallinna kõrvale ei kuku. Ja siit tuleb ka 10 muud küsimust. Droonikuppel on hea asi, palju raha läheb ja palju selliseid asju, mida alles lapselapsed saavad natukene teada, kui saavad, kui paprid pole kaduma läinud, nagu mõne inimese haridust tõestavad dokumendid. On nagu on. Aga teine asi on, et
oli meil korteriühistu koosolek, üldkoosolek kohe. Enne seda oli muidugi juhatuse koosolek, mul ka õnn ja rõõm või mida sa ütled, olla juhatuses. Ja siis oli jutt sellest, et vaja ehitada keldrisse varjend. No see ehitamine maksab. Mingid talad püsti panna, et lagi kaela ei kukuks ja generaator kurat ajab ju tossu välja, eks ole, tähendab generaator peaks saama väljast õhku ja välja puhuma ka ja ega seal ruumi eriti ei ole, ma ei tea, kas sinna siis tuleb munitsipaalvaruga läks meil nagu läks. Seda ei hakatudki looma, peale kaarhalli ja laibakottide vist ei tehtud Tallinnas mitte midagi, mujal ei tehtud sedagi, ausalt. Nii oli. Ja munitsipaalvaru koristati üldse seadusest ära nii palju kui võimalik, võib-olla kuskil teda märgitakse veel, aga see on jah, seda ei ole. No vot niimoodi, siis on, ütleme, terve trepikoja täis, peab mahtuma keldrisse varjendisse, teise trepikoja all on teine. Kujutame ette, et õues hakkab põmm ja nii edasi. Rahvas väljub korteritest. Kortereid võib olla päris palju, ma ju ei tea, palju ühe püstiku peal on. Kõik tormavad õue ja hakkavad otsima seda jeekimit, kelle käes on keldrivõti. Või umbes nii. No hea küll, igal ühel seda keldrivarjendi võtit vast ei ole, aga kuidagi ehk saab. Saadakse keldriuks lahti, no seal võivad olla ju igal ühel oma boksid, aga ega igas majas ei ole ka niimoodi, et on oma kilakola jaoks boksid. Ja sa pead pääsema sinna, kus on varjend, mis on kindlasti lukus, et keegi jeekim seal pahandust ei teeks, näiteks generaatorit pihta ei paneks. No siis ütleme, et saab 100 inimest nagu tipptunni bussi trügitud. Ootavad nemad päeva, ootavad teise, no väljas võib-olla pumm, ikka veel käib või on see mõeldud paariks tunniks, aga see infovahetus ka on niisugune, et mu meelest see on üksjagu kahtlane. Muidugi samas, kui terve see trepikoda kokku kukub, siis tuleb need inimesed sealt alt kuidagi ju kätte saada. Ja jama on sellega palju. Ühesõnaga, seda tsiviilkaitse osa mina oma peaga välja mõelda ei oska. Aga juhtkirjad muidugi toetavad seda riigikogulase seisukohta, et ehitame Tallinnale droonikupli ja värvime ei värvi muidugi. Järgmine asi, mis mul tänast meediat või praegust meediat lugedes kangesti meelde tuleb, on üks filmiklipp. See oli vist need kultuuriansamblid, mis Nõukogude tagalas olid, sealt võetud, kas see põles ära. Loogiline on, et ta on, ma ei tea. Triatsetaat, koopia tähendab pauh, kui need tulekahjud olid Tallinnfilmi ja muudes ladudes, siis šanss on, et teda olemas ei ole, sest teoreetiliselt oleks ta muidu internetis kättesaadav, aga ei ole. Seal oli kupleekvartett Ants Lauteri juhtimisel
no tema oli nagu kõige võimsam tegija seal, kes need 3 ülejäänut oli, päriselt ei mäletagi. Ja laulsid nemad reipalt. Lähme Venemaale kallale röövima Erika. No laulis nõnda Fritz, kaenlas kuuli Prits. Ja oli ilus laul. No muidugi oli veel üks vägev laul, neil 7 patja. Aga ma kardan, et need kõik on ajaloo jaoks kaduma läinud. Üks väike variant on, et kui on alles vanainimesi, kes neid klippe hästi mäletavad, siis nende kirjelduse järgi saaks see nad kuidagi multikana välja tuua. Selleks peab mäletama jälle täisteksti ja nii edasi. Muidugi sellega tuleks ka toime, aga kui kellelgi tänasestki publikust on kuskil endale salvestatud, ei tea küll, kuidas see võimalik oleks, siis imetore oleks seda kas või kord veel vaadata. Hüva, avanti Popolo, ütles nõnda keegi ja Popolo pani avantit, nii et oli pandud. Eile oli meil jutt seaduseelnõust, mis pidi keelama kogunemisi, nagu ma saan aru, rahvakogunemisi ja see, et tegelikult see on perevägivalla vastu, et perevägivald on nagu pere oma asi ja rahvakogunemist seal ümber ei tohi olla või võib ju niimoodi ka mõista. Siseminister Igor Taro, kindlasti on uudistes märgitud ka, mis erakonda ta kuulub, just nagu erakond oleks see, mis poistel tüdrukutel peas kõik niimoodi kihva keerab, et kui sa oled selles erakonnas, siis sa oled ju lollakas, mis siis, et minister. Mis võib, aga ei pruugi õige olla, sest samas kui sa oled erakonna suhtes massa, siis pole sust tühjast suurt asja midagi mõtlejate juures. Aga ERR-ile antud intervjuus ütles siseminister Igor Taro, et viibimiskeelu lävendi vähendamise eelnõu mõte on peamiselt võidelda lähisuhte vägivallaga. Küll mõni inimene oskab ikka ilusti neid asju öelda. Ega lähisuhte vägivald samas võib ju olla distantsi. Hea küll. Siin ma hakkaksin jama ajama. Aga igal juhul annab uus seaduseelnõu politseile võimaluse kehtestada viibimiskeeld suurema rahvahulga kogunemise puhul, nagu ma siin oletasin, perevägivalla kolde ümber või kui eestlane või muul viisil. Ja seda muidugi juhul, kui on alust arvata. See, mis asi see kuradi arvamise alus on. Aga kui nii juba öeldakse, et on alust arvata, ju siis on. Kui on alust arvata, et tekib märkimisväärne avaliku korra rikkumine. Mida tähendab märkimisväärne, kas seda, et see võiks, aga ei pea ületama uudiskünnist või ei tea. No avaliku korra rikkumine on, mis on, aga ERR-i ajakirjanik oli tema vist Indrek Kiisler muidugi küsis, et mis saab siis Eestis üldse meeleavaldustest, kui politsei võib arvata, et tal on alust arvata ja
rakendada. Seda, mis tal on, ma ei hakka fantaseerima, tal võib olla imevidinaid. Ja Taro ütles, et ma olen mitu korda öelnud, et tegemist on lähisuhte vägivalla ohjeldamise eelnõuga ohjeldama. Lähisuhte vägivald tuleb kas lõpetada või lasta lõppeda, nagu ta lõpeb. Vaatasin mina pilti lähisuhte vägivalla ühest tulemusest. See vist on Kuuuurijaga seotud. Neiukene noorukene, naisterahvas, silmaalused sinised. Jube näeb välja ja ainukene mõte, mis mul oli, vaadake need silmaaluse ja silmapealse sinised. Mul on siiamaani kraabib hinges, et üks kord elus ma ei tundnud ära või õigemini ma aimasin, aga ma ei öelnud välja arstile, profile, et kuulge, see on prillhematoom, mida me praegu vaatame, mis tähendab, et siin on ikka kuskil miski mõra või värk. Pärast tuligi proftohter, vaatas peale ja ütles, läheme teise majja opile kohe. Ja siis mindigi niimoodi. Jah. Ja Igor Taro ütleb veel, et tal on peas narratiiv tekkinud. See ei ole kogu aeg olnud, see ei ole lapsest saati ega pärilik. Et just kui see eelnõu on mingil muul eesmärgil tehtud. Ma veel kord kinnitan, et see ei ole. Aga ma arvan, et see on lihtsalt arusaamatus ja valesti mõistmine. Vaadake, milline puterdus. Kas ta nüüd mõistis oma narratiivi valesti või kes mida kurat võtaks valesti mõistis, seda ei saa nagu päriselt aru. Aga jah, raske juhtum pehmelt öeldes. Küsiti Tarolt ka, et mis asi see oluline oht õige on. Ja kuidas politseiprefektid peavad hakkama otsustama, et vaat see rahvakogunemine on oluline oht, aga see tulge julgesti, põrutage, tehke mis tahate, ei saa niimoodi. See on väga subjektiivne hindamine. Näed, seal on kõik ilusad ülemused, aga seal on mu kaabakast naaber lolli näoga ka veel. Selle keelame niksat-naksat ära. Ühesõnaga, seda ma luban, seda ma ei luba. Kuidas hakkab toimuma see eristamine, segregatsioon? Ja Taro vastas, et ma arvan, et see toimub alati ohuhinnangu baasilt. Halleluuja, johei, keskpõrandale kokku. Hinnang, sellest ma just hetk tagasi rääkisin, et kus on, seal on kõik lolli näoga ja odavad riided, ja nii edasi. Lisaks Taro arvab, mu meelest minister peaks teadma, kuidas seadus hakkab toimima, mitte et ahaa, kui ilusti kirjutatud, selle võtame vastu nii saagu. Hei, ma arvan, et küll nad saavad ise hakkama. Mainisin eile mina ka paragrahvi 47. Mitte lihtsalt 47, vaid Eesti Vabariigi paragrahvi 47, mis ütleb, et kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada.
see siis muudetakse ära, et mitte kellelgi ei ole õigust ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. kõik, võrdne kohtlemine ju. ohuhinnangud tulevad pärast. seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras muidugi piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse, koosolekust osavõtjate ohutuse ja ühesõnaga tagamiseks. ja nakkushaigusi ei tohi levitada. siin peaks siis olema seda õigust. seda, et mitte kellelgi ei ole õigus, seda võib veelgi seadusega sätestatud juhtudel piirata. huvitav, kuidas seda veel teha? komandandi tund on meil olemas. see lahendab asja ära. ja siis on ju asi korras ja nii ei tekigi Eestis enam perevägivalda. nojah, kui see on perevägivalla vastane, nagu Taro ütleb ja jätab mulje, et vaat selles on ta veendunud, aga ülejäänud ta arvab. ja kui tekibki perevägivallakolle, kuhu ümber hakkavad 100 inimesed kogunema, siis teeb politseiprefekt ohuhinnangu ja saadab kärtsat-mürtsat veekahuri kohale. huvitav, kas nojah, kui see perevägivald on tänaval, siis ei ole nii hull, aga kui see on majas sees ja keegi on koputanud, et seal on praegu perevägivald, kas siis tehakse aken lahti veekahuri jaoks või lastakse aken puruks? no muidugi ma tean, suuri kiskjaid lahutatakse veega ja ma ei tea, kas Tallinna loomaaias on siukene veevoolik, millega näiteks kui kropptiigreid, lõvisid või muid elukaid suvatseb hakata tundma ennast nagu džunglis, et neid siis laiali ajada. aga sattusin mina, sellest on nüüd natukene aega möödas, Kristiina Heinmetsa traagilise loo peale, kus ta jälle on üles riputanud pilte, kuidas seisab aia taga ja viib sinna lilli või midagi taolist. ei, see on niisugune asi, et siin ma oma seisukohta ütlema ei hakka, sest ega me ei tea päriselt toimuvast ju suurt midagi. on ju nii, et näiteks kui mina kirjutan oma elulooraamatu, siis esiteks, miks ma seda teeksin? selleks, et näidata, kui hea, ilus, väärikas, tubli ja tark mina juba enne sündigi olin. see on põhjus, miks ma seda teen ja alati leiduks selle eluloo raamatu lugejate hulgas neid, kes ütleksid, et kuule, tead, ma räägin sulle, kuidas see asi tegelikult oli ja esitaks oma versiooni sellest. ma usun, et te saite praegu aru, kus ja kuidas seda infot kasutada. aga kujutage endale ette stseeni kohtust, kus on otsustamisel lapse hooldusõiguse küsimus. on juba pinged, tähendab, need olid juba koridoris ja nii edasi, aga kohtunik võtab kätte, kõik on ju püsti tõusnud, istunud ka ja küsib isalt. kas te armastate oma last?
isa vastab. Ja, oi, armastan nii, et ja nii edasi. Kohtunik ütleb kõik. Siis küsib ta lapse emalt, kas te armastate oma last? Muidugi armastan, teate, aitab, selge. Istuge vaikselt. Aga vaadake, ütleb kohtunik, mina ei armasta teie last. Ma isegi ei tea, kes ta on. Siin toimikus, jah, palun, siin on tema nimi, sünniaasta, siin on igasugu jutte. Öelge mulle, miks mina, kes ma ei armasta teie last, peaksin otsustama, kuidas ja millise graafiku alusel teie tohite väljendada oma armastust lapse vastu. Siin me oleme nüüd mõneti jah, nadis olukorras, eks ole. Kuidas siit edasi minna? Ega seda naljalt vast keegi teagi. Aga kuidagi moodi peab siit ju edasi minema, eks? No loomulikult ma tean ka, et oletame, et tuleb kindel graafik ja saagu nii põmmiski asja pihta haamriga vist, jah. Ja siis tulevad seda graafikut segama haigused. Igasugused force majeure'id, et vat ei saa, muud takistused. Ja siis on see seltskond uuesti kohtus, et näed, tema ei tee nii, näed, tema teeb nii ja nii edasi. Ja kohtunik, tõepoolest, ta peab uuesti ütlema, kaduge minema ja katsuge viisakalt oma suhted klaariks teha. Ja ärge seletage mulle, et temaga ei saa üldse rääkida. Mina saan, saate teie ka. Ja see, mis te kokku lepite, vastaku lapse huvidele. Ja loomulikult ma tean, kuidas käivad laste võõrandamised ühest vanemast, aga sellelgi on eellugu, kuidas jõutakse nii kaugele, et selline... No ei tahaks siin öelda, selline olukord tekkida saab, eks ole. Ja siin tekib muidugi veel ka kenakene probleem meeste ja naistega. Sugusid kiputakse ju avalik-õiguslikus ruumis vältima. Sugude vaba elu. Need unisex kämmergud, kõik muu taoline, naised, mehed, võrdsed, mitte võrdõiguslikud, vaid võrdsed. Samal ajal, kui on mingi kuradi unisex ja muu propaganda, nõutakse kõva häälega ettevõtete nõukogus ja poliitikas peab olema rohkem naisi. Mida see antud juhul tähendab, kui sood on võrdsed ühte kemmergusse kõik ja nii edasi, kõik te olete ühesugused ja korraga ühed ei ole ühesugused. Lisaks imestatakse, miks naised ei sünnita. Selle kuidas seda nimetada võiks, udusoolisuse pinnalt. Võiks öelda, et nii ei tohi küsida. Ka meestel on õigus sünnitada. Küsime, miks mehed ei sünnita või midagi taolist. Ja siit, kui me hakkame vaatama neid kuradi artikleid, miks naised ei sünnita, siis me oleme jälle selle juures, et
näete, mis jama meil siin on, ei tea, kust see jama tuli. Vot just ei tea, kust see jama tuli, aga võib-olla mõned vanemad inimesed teavad või ka nooremad loomulikult, et sünnitusele eelneb teatav 9-kuuline pluss-miinus muidugi periood, mis on otseselt seotud sellega, et üldse saaks sünnitada. Võib-olla seda ei teata. Lisaks, muidugi üritatakse, et teate, tulevikus meil on nii hea elada, et me tõstame lapsetoetus 7 euro võrra. Miks üldse peab nii hea elu juures veel kedagi toetama? Allah. Suhteliselt arusaamatu värk ja peale selle hea küll see 9-kuuline periood. Ega see ka õhust ei tule, kui ta just vägivaldselt ei käivitu. Mida ka juhtub, jah. Ka sellele eelneb 11 ja 3. Ja kui me vaatame seda tervikut, ütleme aasta jagu enne ja pea 20 aastat pärast sünnitust, siis me peamegi vaatama 21 aastat, mitte seda, kui pumpsti, sünnitas, anname talle 7 eurot 3 aasta pärast juurde. Seda, ma ei tea, seda nagu propageerivad nii mehed kui naised. Või saa sa nüüd aru ka, mis soolised siin ollakse, sest vaata need ajad, kui mehed ja naised oma tegevuste ja olemise mõttes said rahumeeli erinevad olla ja teineteist sellega täiendada, moodustades tegelikult terviku, ütleme kas või perekonna või soolise koosluse, need ajad on möödas. Praegu tahavad naised ka raha, võimu, staatust ja avalikku tunnustust ja mehed tahavad ilusad olla. Mehed on ju pehmekesed, väga hulgi, võiks öelda niimoodi. Mis siis, et nad käivad ka kroonus ja nii edasi, aga see ei ole see. Midagi on siin maailmas selle koha pealt kenasti paigast ära. Noored ei pidavat minema valima, sest see ei huvitavat neid. Siin on mõeldud nii tütarsoost kui poisslapsi, neid ei huvita. Nagu ma aru saan, tütarsoo esindajad tahavad eelkõige olla ilusad, tuntud, tunnustatud. Ja mehikesed eelistavad ka seda sama. Nagu üks Ameerikamaa mees kunagi ammu ütles, et mulle väga meeldib olla kirjanik. Ainus, mis mulle ei meeldi, on kirjutamine. Ma pole veel midagi kirjutanud, aga mul on plaanid. Ja eks see Tatika ja vesipruuli lugu ole ka umbes selline. Mulle väga meeldib olla kuulus, aga ma ei taha selle jaoks mitte midagi teha, ma tahan lihtsalt niisama olla. Võib-olla ma näitan teile perset, siis seda näidatakse lehes ja kui ma üle õla sel ajal vaatan, siis kõik tunnevad mu ära ka. Vabandust, näide, ma tean, et kole, aga ikkagi võib-olla mõistetav. Miks valimised ei huvita noori? Aga vaatame parteide ja üksikkandidaatide hüüdlauseid. Loll küll ei avalda erilist muljet ega
looga perspektiivi, isegi kui Tallinnale droonikoplit lubatakse, mis ühel mehel kindlasti üle jõu käib, aga koos parteiga võimu haarates, oi jopp, meie aladel ei tohi ju tegelikult kedagi võimule lasta, noortele pakkuda pastakaid. Nad isegi ristsõnu lahendavad telefonis või arvutis. Mis nad teevad selle pastakaga? Ja kui pastaka peal on veel mingisugune 666 Villem Vägev, mis see talle ütlema peab? Tänavapalagani telkidega. Oleks nad siis näinud mingisuguseid filme mustlaslaagritest või no oli väga ilus film, oli Tabor uhodit v neba, oli ta vene keeles, Tabor läheb taevasse, võiks tõlkida, aga ma ei mäleta, mis ta pealkiri eesti keeles oli. Kaunis totakad valimisstuudiod, kus ühekaupa aetakse ennast oma ideedest vahtu ja tõestatakse, et kõik ülejäänud on pooletoobised, ainult mina säran. See on see, et päike on purjus ja mina säran. Pealegi jääb mulje, et kui ühes omavalitsuses võidavad sotsid, teises natsid, siis on need omavalitsused nii sõjajalal, et kumbagi omavalitsusse ehitatakse rahva jaoks koonduslaagrid erinevate režiimidega. Ühes rõhutatakse, et supiports on kõigil võrdne ja teises siis vastavalt, et kurat, no tehke natuke tööd ka. Siis võib-olla saab teid õuegi lasta või umbes nii. Ühesõnaga saavad võimule sotsid, natsid ja eestlased lähevad nende sõna kuulama kuhugi. Hea küll, lubatakse, ega partei lubab midagi noorte pärast. Ehk siis asjal võib olla ka mõte, aga ta peab haakuma muuga. Ta peab moodustama terviku millegagi, kas või meie kuradi haridussüsteemiga. Jagatakse noorte pärast näini, lubatakse rulapargid tulevad siit Vändrani välja, kossuväljakud tulevad, aga suur osa lapsukesi on võõrdunud mõttest, et neid võiks ka tarvitada. Lubatakse segasoolisust õppekavadesse, aga kas sellest piisab? Et usuõpetust lubatakse, no kui see neile nüüd meeldib või ei meeldi, ma ei tea. Aga muidugi see segasoolisus ja usuõpetus, kui kokku viia, ei saab muidugi veel hullemaks minna. President Karis ütles, ärge valige neid, kes annavad tühjasid lubadusi. Aga, liebe Freund, kes neist ei anna tühje lubadusi? Eriti, kui Vändra vajab muutusi, vana Koiola muutub või peab muutuma või ma ei... No mis see on? Kõik. Kes siis annab mitte tühje lubadusi? No mille järgi ennustada? Kas peaks vereproovi võtma või? Ja ikkagi kõige selle jama juures tuleb leida inimene, keda valida, keda sa usaldad. Ma toon siin varsti välja veel ühe jubeduse, aga seni esitame endale küsimuse. Schopenhauer muide
mis juhtub, kui ma valin Aadu? Ja mõelge, kasutage seda, millele AI ei tohi vastata, sest teie mõtlemisprotsess, mis jääb küsimusest valmis vastuseni, see on oluline, et te mõistaksite, kes kurat on see Aadu, millega see Aadu tegeleb, kas ja nii edasi. Mis juhtub, kui ma ei vali Aadut? Mõelge, mida see tähendab. Mis juhtub siis, kui Aadu asemele saab koguni Peedu või Tseedu? Kas nii on etem või sitem? Mis ei juhtu, kui ma valin Aadu, mille suudab see Aadu ära hoida oma iseloomu omaduste ja esinemislaadi ja kõige muuga? Mis ei juhtu, kui ma ei vali Aadut? See läheb esimese küsimuse juurde. Aga mõelge, katsuge kuidagi sotti saada, sest vaadake, inimese ego on see, mis lõhub kõik. Alates perekonnast, kus minul peab olema õigus. Kui ma niisugust jama nagu üldse ilmas ette kujutada ei saa. See on mõõdukalt kole. Järgmine asi, kui see mina on ajanud kellegi, sedasama mina skisofreeniliselt imetledes kuhugi trügima või umbes nii, siis kas ta leiab järgijaid või ei leia. Muide, maailmas ei ole nii lolli ideed, mis ei leiaks järgijaid. Leiab. Olgu siis makaronimonster või teised teda saatvad ametlikud isikud. Ja nüüd on meil sektandid, kes teavad, et tema teab, tema on kõige targem. Ja kõik teised siin planeedil tõmmake koomale. Mina olen tema jünger ja tema teab ja ongi protsess. Muidugi niisugusi püramiide tekib suuremaid, hierarhiad laienevad tahes tahtmata. Ja kui siin räägitakse, et vaata, kui suur hierarhia on vot sel erakonnal, vot teisel erakonnal, mida sina oma väikese kambaga teha suudad, kellega sa liitud. Head mõtet ei tohi lahustada ja lahustuda lasta kõntsas. Teoreetiliselt peaks olema hierarhia tipus suur tegija, aga see suur tegija peaks olema hingelt ka nii suur, et ta küsib võib-olla mõnelt väikeselt, mida sina arvad praegusest olukorrast ja sellest, mis ma olen mõelnud sellest olukorrast välja tulemiseks. Teoreetiliselt peaksid olema hierarhiate tipus mitmete omaduste pärast. Ma ei hakka siin füsioloogiasse laskuma. Tugevad, võimsad alfaisased, kes loomulikult peavad nõu ka pereringis ja kelle perekond on võib-olla kõigile ülejäänudele suur eeskuju. Aga praegu, kui nõutakse, et ei, vot siin peavad olema nii mehed kui naised tipus ja kui me vaatame hoolega, siis mehed on kuidagi pehmekesed, aga intrigaanid.
nagu naised on intrigaanid, sest toreda jõuga nemad võimule ei pääse, järelikult tuleb siin ussitada, seal ussitada ja mehed teevad ju samamoodi. Sellest oli Makroskoobis eile luksuslik jutt ja ma panen selle lingi saate juurde. Sedelitega valimise kohta, näed, ongi tund täis. Võiks nii palju veel öelda, et me nõuame, et ei oleks e-valimisi, et seal võltsitakse. Me nõuame, et oleks sedelitega valimine seal. Aga jah, vot selle matemaatika ülesande esitasin ma Nõmme raadios aastat 25 tagasi, mitu korda pärast seda veel, aga vot seda ei kuuldud, ei pandud tähele. Ma ei saa ju öelda, et ei saadud aru, küll aru saadi. Valimisjaoskonda toodi 1000 tühja valimissedelit. Ma ei hakka ütlema väidetavalt 1000, ma ütlen 1000 täpselt ja eeldame, et nii oligi. Valimispäeva lõpuks oli jaoskonnast läbi käinud 500 inimest, kes olid saanud siit kuhjas sedeli ja kasutanud selle, nii nagu peab. Ja pärast seda, kui 500 inimest oli oma sedeli lasknud valimiskasti, oli alles veel 250 tühja sedelit. Küsime, milline partei selles valimisjaoskonnas võitis? Arvestades meie reibast ühiskonda ja uusi värdsõnu, siis vaata, et nii peabki juhtuma, eks ole. Muide, Harri Raudvere käis kogu perega hääletamas kuskil siinsamas, kas mitte Hiiul või ma ei mäleta ka, paarkümmend aastat tagasi andis hääle konkreetsele isikule ja hiljem selgus, et see isik ei saanud mitte ühtegi häält selles jaoskonnas, kus Harri Raudvere oma hääle talle andis. See võib olla muidugi jäme viga, et ma niisugust asja räägin, aga eks võib alati küsida. Nojah, ma siin pillasin, et uued värdsõnad rikuvad meie mõistmist, sest kujutage endale ette näiteks valimisloosungit panustame põõsastesse. Mida siis teha? Ma saan aru, et põõsastesse, aga kuidas, kes, mida, kui palju? Jälle segane värk. Ja nüüd võikski teha tegelikult kokkuvõtte. Tarkade inimeste viga. Ma hakkan teid praegu solvama, head inimesed. Tarkade inimeste viga on see, et nad arvavad, et kõikidel teistel on samuti südametunnistus. Teine viga on, et nad arvavad, et kui nad ise ei ole reeturid, siis teised ka ei ole reeturid. Kolmas viga on see, et nad usuvad, et kui nad ise on ausad, siis ei valeta teisedki. Veel on nad kindlad, et kui nad aitavad teisi, teised aitavad neidki. Et meil on ühiskond või niimoodi. Mõistusega inimese krahh on see, et ta jääb üksi. Miks? Sest päris elus ei mängi tema
reeglite järgi. Praktiliselt mitte keegi. Aga aitäh, et vastu pidasite. Olge te tänatud, et te toetate, me veel püsime. Ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.